Teema on vektor ja vektori mõiste. Vektoriks nimetatakse suunatud sirglõik, millest iseloomustavad siht, suund ja pikkus. Siht näitab, kuidas vektor asetseb. Näiteks see on siis siht, ja igal lõigul on oma siht olemas, aga lõigul ei ole suunda. Et kui ma joonistan noolt siin, siis tekib selline suund. Kui ma näiteks joonistan noolt teistpidi, siis vektor on sama, see lõik on sama sihiga, aga teise suunaga. Ja juba suunatud lõik on nimega vektor. Et kui lõigul on olemas suund, siis ta ei ole enam lõik, ta on siis vektor. Ja vektoril on kolmas karakteristik ka olemas, see on vektori pikkus. Kuidas tähistatakse? Vektor me tähistame, joonistatakse alati noolega, kui teil lihtsalt joonistatud selline, see ei ole vektor. Ja siis tähistus ka noolega ülespool nagu katus. Kui see nool te ei taha kirjutada, siis on võimalik tegelikult niimoodi ka panna. See on ka vektori jaoks lubatud tähistus. Teine variant, kuidas tähistada, et kui on olemas alguspunkt ja lõpp-punkt, näiteks on punkt A, see on punkt B, kui me kirjutame punktid, siis punktid on alati suured ja kui ühe tähega tähistame, siis see täht on väike. Ja kui me paneme tähistus, siis me alustame alati alguspunktist AB. See ei ole sama nagu vektor BA. See vektor, mis mul joonisel on, see on vektor AB. Kui ma tahan vektor BA, siis see suund peab olema teistsugune. B peab olema alguspunkt. See vektor on juba BA. Ehk tähistus on selline, kas ühe väikese tähega nool ülespool nagu katus või siis kahe tähega, kus on esimene täht algus, teine täht on lõpp. Ja siis kolm karakteristikut, mis iseloomustavad vektorit. Siht, suund ja pikkus ja proovige aru saada, et siin ei ole tähtis vektori asukoht. Et matemaatikas me õpime vektorit, mille asukoht ei ole tähtis. Ehk kui ma tahan seda vektori näiteks BA joonistada kuskil mujal siin, siis see on täpselt sama vektor ja mis siis, et teise asukohka. Ja? Kui tal siht, suund ja pikkus sama, siis see on sama vektor. Kui vektorid on samasihilised, siis nad on paralleelsed. See paralleelsus, see mõiste me teame ja juba. Aga vektorite jaoks kasutatakse natukene teine sõna ka lineaarsus. Ehk keegi ei räägi, et kaks vektorit on paralleelsed, nad alati ütlevad, et vektorid on ka lineaarsed. Kõik need joonistatud vektorid A, B, C ja D, need on kolineaarsed vektorid ehk sama sihilised. Nende siht on sama. Ja siis, kui siht on juba sama, siis me vaatame, kas suund on ikka ka sama või ei ole. Kui suund on sama, siis on nad samasuunalised. See on eeldusel, et juba siht sama, ja? Ja kui on siis suund on vastas, siis vastassuunalised, aga ikka nad on siis ka lineaarsed. Paralleelsed ka võib nagu öelda, aga parem kasutada sõna ka lineaarsus. Tähistatakse see ka lineaarsus. Näiteks vektor A ja vektor B on omavahel lineaarsed. Et kasutatakse see paralleelsuse sümbol samasugune. Samamoodi võib kirjutada, et vektor C ja vektor D on omavahel ka lineaarsed. Ja kui näiteks A, B on sama suunalised, siis kasutavad sellist tähistust. Siin saab veel öelda, et B ja C on samasuunalised. Ja A, C ka samasuunalised. Aga kui vektorid on vastassuunalised, näiteks vektor B ja vektor D on vastassuunalised, siis tähistus on selline. No siin vastassuunalised paarid on veel
näiteks A ja D, no C ja D ka. Seega lineaarsus on väga tähtis omadus. Ja vektorid on võrdsed, tähistus on samamoodi nagu mingid teised muud asjad võrdsed, ja A võidu B, siis kui neil on sama siht, sama suund ja sama pikkus, siis vektorid on omavahel võrdsed. Mis siis, et asukoht on neil erinev, ja? Kui kõik need 3 karakteristikut saavad, siis on vektorid ka samad. Võtame siin T. Siin on joonis ja joonisel on erinevad vektorid. Leiame mõned kolineaarsed vektorid. Kolineaarsed tähendab, et nad on paralleelsed. No näiteks kolineaarsed on siis A ja X. Vektor S, R ja vektor F. No siin päris palju muud ka. Näiteks kui võtta need vektorid AX, siis nendega on veel kolineaarne B, nagu ma näen, ja R. Ja siis kui seda paari võtta, siis on need 2 ka nendega kolineaarsed. Ma siin kõik ei hakka kirjutama. Kas kõik saavad aru, mis on kolineaarsus? Ja? See on paralleelsus, aga vektorite jaoks. Nüüd leiame paar paari, mis on samasuunalised. Ehk nad peavad juba olema kolineaarsed ja veel sama suunaga. No ma ei kirjuta need paarid, mis mul siin juba kirjas. Ma võtan näiteks vektor L ja vektor AB. Need on samasuunalised ja ma kasutasin sümbolid, et tähistada seda. Võrdsed vektorid. Kas A ja B võrdsed? Ei ole vist. No AX kindlasti võrdsed. A ja X võrdsed, L ja AB ka. Kas F ja vektor SR võrdsed? Ei. Miks? Sest et nad on erisuunalised. Vastassuunalised, ja, erisuunalised, võib niimoodi öelda. Ja, kuna suund on erinev, siis nad ei ole võrdsed. Muidu, kui näiteks võtta vektor RS ja vastupidi, see ei ole joonisel ja see on 0 pandud, siis RS ja F on võrdsed. Liigume edasi. Vektori koordinaadid. Ma joonistan mingid vektorid. Kasutan. No, teeme nii, et ma panen punktid. Panen üks punkt A, näiteks siin, see on punkt A. Ja siin panen punkt B. Ja joonistan vektor AB. Kõigepealt ma kirjutan valimi, kuidas vektori koordinaadid leida. Kui punkti A koordinaadid X, A, Y, A ja punkti B koordinaadid X, B, Y, B, siis vektori koordinaadid leitakse niimoodi, et lõpust lahutatakse algus. Alati nii, siin on see tähtis. Ja tähistus on selline, et ma loodan, et te märkasite ka, et kui ma kirjutan punkti koordinaadid, ma ei kasuta siin vahel võrdusmärki. Mul on A ja kohe sulgudes koordinaadid. Kui on vektori koordinaadid vaja kirjutada, siis on vaja võrdusmärk panna. Näiteks
Kui võtta meie näidis, proovime kohe vektori AB koordinaatid leida. Kõigepealt vektori A koordinaatid, punkti A koordinaatid. Mis on punkti A koordinaatid? Vot siin on ühikute ja ruutude küsimus, jah? Et nüüd on mul 2 ruutu, 1 ühik. Vot nüüd on õige. No mitte selles mõttes õige, seal ka oli õige, aga teistmoodi. Et siis vektori, see punkti A koordinaatid, X koordinaat on 1,5, jah? Ja Y koordinaat -1,5 ja -1 on Y koordinaat ja punkti B koordinaatid kaks ja pool, 1,5. Vektori AB koordinaatid. Lõpus on vaja lahutada algus. 2,5 miinus 1,5, see on siis X koordinaat ja Y koordinaat on 1,5 miinus -1. Neli ja 2,5 on vektori AB koordinaatid. Kui küsimused on, võite küsida. Vaatame edasi. Nüüd on selline ülesanne, et on vaja erinevat vektorit joonistada. Vektorit on tähistatud, on antud juba vektori koordinaat, ei ole siin alguspunkti ega lõpp-punkti, jah? Kuidas me siis seda vektori joonistada saame? Mina rääkisin alguses nii, et vektori asukoht ei ole üldse oluline. See tähendab, et see vektor A, mis on siin, antud koordinaatidega 2 ja 5, me võime joonistada ükskõik kus siin. Me ise võime valida alguspunkti. Kõige lihtsam valida alguspunktiks koordinaattellistiku keskpunkt. A puhul teeme nii, et me alustame siin. Me alustame joonistada siin. Kui vektori alguspunkt langeb kokku koordinaatide alguspunktiga, siis lõpp-punkti koordinaatid on samad nagu vektori koordinaatid. Ehk ta lõpeb seal, kus on punkt 2,5. Vot nüüd see ei sobi. Siin 5 mul ei mahu. 5 mahub. Okei. 2 ja 5 mahub küll. Ma mõtlesin, et ei mahu. 2,5 on siis punkt siin. Ja. Siis ma ühendan need punktid. Ja 0 ma panen seal, kus on lõpp. See on vektor A. Sama vektor ma võin joonistada ka kasutades mingi teine alguspunkt. Näiteks ma joonistan seda vektori A siit. Kuidas ma seda teen? Kui ma vaatan siit, kui ma praegu kursooriga olen vektori alguspunktis, siis ma liigun 2 ühiku paremale ja 1, 2, 3, 4, 5 ülesse. Need koordinaadid näitavad meile. Esimene koordinaat, alguspunktist liikumine paremale või vasakule, sõltub märgist ja kuna 2 on positiivne, siis me liigume paremale poole ja siis teine koordinaat näitab liikumist ülesse ja alla. Ja positiivne on siis ülesse, negatiivne alla. Ma pean tegema 2 sammu paremale ja 5 sammu ülespoole. 2 sammu paremale ja 5 sammu, 1,
5 siia. See on siis vektori lõpp-punkt. Tähistus on sama, see on vektor A. Kõik need kaared ei pea joonistama. Ma lihtsalt näitasin. Aga põhimõte on selline, et vektori koordinaadid, esimene koordinaat, see ei ole lõpp-punkti koordinaat. Kui just tegemist ei ole selle vektoriga, mis algab alguspunktis. Aga kuna vektori asukoht ei ole, ei ole nagu mingi näide, siis vektor võib joonistada ükskõik kus, ei pea olema koordinaatide alguspunktis. Siis vektori koordinaat ei ole selle vektori lõpp-punkti koordinaat. Ja? Ta näitab, mitu sammu ja kuhu poole me teeme. Näiteks vektor B. Tema koordinaatid on -1. See tähendab, et alguspunktist üks samm vasakule, üks ühik vasakule ja siis 2 ühiku ülesse. No, ma võtan praegu näiteks. Panen näiteks alguspunktis siin. See on alguspunkt. Nüüd ma liigun 1 vasakule ja 2 ülesse. Ja lõpetan vektorid. See on vektor B. 1, -1 ja 2. Siin ma panen 2 ja 5. Vektor C. 2 vasakule, 3 alla. Ma alustan siin. 2 vasakule. 3 alla. Siin ma lõpetan. Ja seal on 0. Kas need kaared ma pean kirjutama või ei pea? Ma usun, et ma ei pea enam need kirjutama. Ma olen enam-vähem aru saada. Võite küsige, kui ei ole. See on vektor C siis ja vektor D. 0 sammu paremale ega vasakule ja 4 alla. Alustan siin. 0 paremale vasakule ehk ma kohe lähen alla. 1, 2, 3, 4. See on vektor D. Ja need vektorid D ma võin joonistada nii palju, nagu mul vaja, alustades seal, kus ma tahan. Ma lähen edasi. Kui liiga kiiresti, siis öelge mulle. No siin ma juba tegelikult seletasin, see on see sama, aga siin ei ole nagu mul pandud X-telje ega Y-telje, sest et see ei ole enam nii tähtis. Teil on vaja sammud. See on tähtis ainult siis, kui te peate teadma, mitu ruutu on üks ühik. Ja siis kõik. Ja siis need lihtsalt näitavad, mitu ruutu, mitu sammu on vaja teha. Seda me jätame vahele praegu. Aha. Teine ülesanne on selline, et vastupidi, vektor on antud. Kirjutame vektori koordinaatid. Siin on paneme nii, et üks ühik on ikka, see on üks ühik. Üks ühik. Vektori A koordinaatid siis alguspunktis, kui vaadata, 2 sammu ehk esimene X koordinaat on 2 ja 1, 2, 3, 4, 5 on siis teine koordinaat. Vektor B. 1 vasakule, see tähendab, et see on -1 ja 1, 2 ülesse, see tähendab, et see on 2.
C. 2 vasakule, 3 alla. Need on täpselt samas, mis me joonistasime teiega eelmises. Ja D, me ei liigu paremale ega vasakule, see on 0 ja 4 alla on -4. Edasi. Ja nüüd see valem on ka siin kirjas, nii nagu ma juba teile kirjutasin. Saab siis korrata. Et tähtis on siin see, et me lõpust lahutame algus, mitte vastupidi. Muidu on vektor teiste koordinaatidega, ei ole õige. Ja veel üks tähtis asi, et me x-id alati x-idega liidame, lahutame ja y-id ka eraldi. Me x ja y omavahel ei liida ega lahuta. Siin on ülesanne, et on vaja leida vektori koordinaadid. Siin on juba vastus olemas. No teeme koos ka. Vektori AB koordinaadid on 2 - 7 ja teine on 1 - 6. Tõesti, see on -5 - 5, nagu seal vastus juba ütleb. Ja CD -4 - -2 ja 2 - 3. Koordinaadid on siis 6 ja -1, aga see on vektor CD. Siin on kirjas vektor. Vastus on antud vastupidi vektor, jah. See on muidugi need vektorid on vastandvektorid, jah. Et need on sama sihiga, sama pikkusega, aga nendel on erinev suund, vastassuund. Siis on vahed, millest mida lahutada, jah. Kui me C-st lahutame D, nagu siin tehtud, jah, siis me saame vektor DC ja tema koordinaatid on -6, 1. Ja kui vastupidi D-st lahutame C, siis me saame vektori CD ja tema koordinaatid on vastandarvud 6 ja -1. Järgmine valem on vektori pikkus. See on sama valemiga nagu lõigu pikkus leidakse. Kui on antud vektori koordinaadid, siis kasutatakse selline valem, esimene. Et üks koordinaatruudus pluss teine koordinaatruudus ja siis kõik sellest võetakse ruutjuur. Tähistus on samamoodi nagu absoluutväärtus. Ja siis vektor, kui vektori alguspunkt ja lõpp-punkt antud, siis on selle valemi järgi leidakse vektori pikkus või siis leitakse vektori koordinaadid ja kasutatakse esimene valem, et kuidas mugavam on. Ja kui vektori pikkus on üks ühik, siis ta on ühikvektor. No ma kirjutan üks ülesanne siin. Näiteks punkt E koordinaatidega -7, 8 ja punkt K koordinaatidega 4, 0. Ja on vaja vektori KE pikkus leida. Kuidas meeldib rohkem teile? Kas leiame vektori KE koordinaatid ja siis arvutame pikkus või siis kohe pikkus selle teise valemiga? Mul tundub, et see esimene on kuidagi mugavam. Kõigepealt leiame koordinaatid siis. KE
vektor koordinaatidega. Lõpus lahutame algus. Lõpp on E, algus on K. -7, -4 on X koordinaat. 8 -0 on Y koordinaat. Ehk vektori KE koordinaatid on -11 ja 8. Nüüd on pikkus. -11 ruudus vaja võtta pluss 8 ruudus. -11 ruudus on 121, 8 ruudus on 64. Liidame kokku ja võtame ruudjuur. Saada 85. Sellest ruudjuur. Umbes 13,6 ühiku. Selline pikk vektor.